Aitäh, härra eesistuja! No me kuulsime siin, kuidas Kristen Michali nimeline isake tuli Riigikogu õpetama, kuidas debatti pidada. Et pidage oma debatt siin ära ja tehke asi korda ja kui nüüd ikka on vaja ja et noh, lollid olete, et siiani ei ole pidanud. Ja siis püüdis teha peasüüdlaseks kogu selle kaameravõrgustiku tegemiste juures mind. Kallis Michal, 2009, kui see süsteem käivitati, oli Marko Pomerants siseminister. Ilmselt tema eellase Pihli poolt algatati, Jüri Pihli poolt algatati kogu see ettevõtmine. Ja mina sisenesin poliitikasse alles 2012-13, siis see töötas juba pikemat aega. Nii et ei ole mõtet hakata jälle tüüpilist reformierakondlikku plärtsumist tegema, et aga Mart Helme ise ja aga Mart Helme ka ja teie ka seal ju, teie olete tegelikult need pätid ja süüdlased. Ei ole. Kristen Michal oli sel ajal oma kilekotid ja valged kampsunid ammu kuulsaks teinud. Nii et ei ole vaja hakata rääkima. Nüüd tulles selle juurde, et keegi ei teadnud midagi. Michal ei teadnud midagi ja keegi teine ei teadnud midagi. Ebakompetentsed olete, sõbrad. Mina küsisin väga selgelt, mis asi on ANTS? Automaatne numbrituvastussüsteem. Miks seda vaja on? Seda on vaja selleks, et kiiruse ületajad tuvastada ja neile trahvid määrata. Väga konkreetne, väga arusaadav, väga mõistlik, midagi vastu vaielda ei ole. Nüüd tuleb aga välja, et süsteemi on laiendatud, arendatud. Ja kui Michal ei tea, et meil neid kaamerasüsteeme on väga erinevaid. Piiri peal on oma kaamerasüsteemid, merepiiri peal on oma kaamerasüsteemid, krimisüsteemid on oma ette. Näiteks toon sellise näite. 9. mai puhul, kui ma olin värskelt ministriks saanud, kutsuti mind politsei peamajja, õigemini ma ise olin huvitatud sellest, et ma sinna läheksin, ja ma nägin kogu seda kaamerapilti, mis linnas on. Kus on kogunemised, kus on politseinikud, kus on mis. Ma ei olnud ebakompetentne. Ma teadsin, erinevalt teist, kes te väidate, et te mitte midagi ei teadnud. Järelikult olete täiesti ebakompetentsed. Oma valdkonda ei tunne. Oma valdkonna spetsiifikat ei tea, ei orienteeru selles. Nüüd, milles on probleem? Probleem on selles, et meil ei ole kindlust. Ja eelkõneleja, kes praegu on nüüd saalist lahkunud sotside poolt, ajas ju ikka päris naljakat juttu siin, et mitte öelda lolli juttu. Et me kõik anname ju telefoni kaasas ja meid kõiki võib ju jälgida. Muidugi võib ja jälgitaksegi. Ja selles ongi küsimus, et ei ole kontrolli, kui suurel määral kuskil seda säilitatakse, kui suurel määral on see kättesaadav kõige lihtsamate päringute tegemisel. Nagu siin juttu on olnud, 400 inimest pääseb sellele andmepangale juurde. Miks seda säilitatakse? Miks säilitatakse ka neid, kes ei ole seadust rikkunud? Ja antud juhul jällegi tehakse pudru ja kapsad. Ühelt poolt me räägime sellest samast ANTSust ehk automaatsest numbrituvastussüsteemist. Teiselt poolt me paneme selle ühte patta kõikide nende ülejäänud kaameratega ja räägime siis kurjategijate püüdmisest. No kuulge, ärge nüüd ajage sellist lolli juttu jälle. Ei ole meil massilist kuritegevust autoroolis, autonumbri märgi taga. No ei ole sellist asja. Siin ei ole mingit kurjategijate tabamise juttu. Kurjategijaid tabatakse teistmoodi. Ja loomulikult on kaamerad vajalikud. Loomulikult on nende süsteem ja süsteemne kasutamine vajalik. Aga ma meenutan ka seda, et kui ma olin minister, siis käis politsei väga-väga jõuliselt pinda, et seesama näotuvastussüsteem meil käima panna. Et meie kaamerad ka tuvastaksid nägusid. Aga milleks? Aga miks peaks tuvastama nägusid inimestel, kes massiliselt kaubamajades liiguvad? Ja siis tuleb see sotsipoiss meile rääkima siin, et kes töötab neid läbi ja kes neid säilitab ja kes neid kasutab. Palun lisaaega. Aga vaadake, meil on tänasel päeval olemas isegi niisugune tore asi nagu tehisintellekt. Meil on igasugused erinevad filtrid. Meil on igasugused päringusüsteemid. Ei ole mingit küsimust. Pilvest kätte saada miljonite ja miljonite säilitiste hulgast seda, mida parajasti otsitakse. Vaadake krimifilme kas või. Vaadake politseifilme.
väga lahe sari, Chicago politseijaoskond. Kõik saadakse kätte, minutitega saadakse kätte. Ja Ameerika, see on ju kordades suurem kui Eesti, mis me räägime siin mingisugusest pisikesest estikesest, kus on võib-olla kümneid miljoneid säilitisi, seal on neid miljardeid ja saadakse minutitega kõik kätte, mida tahetakse. Et selles ongi nüüd küsimus, et kui meil ministrid mitte midagi ei tea, oma valdkonnas ei orienteeru, siis me teeme ju väga lihtsa järelduse. Meil ei ole jõustruktuuride üle tsiviilkontrolli. Tsiviilkontroll on puudulik ja see on vaja seadusandlikult ära õiendada. Ja selleks ei ole siin mingit debati pidamist vaja. Selleks on vaja võtta meist kopsakamate, arenenumate ja seadusandlust spetsiifilisemalt välja töötatud riikide juba leiutatud jalgrattad ette ja rakendada siin. Ja selleks on vaja mida? Selleks on vaja poliitilist tahet. Aga siin me jõuame mingisuguse väga-väga tõsise küsimuseni. Ja see väga tõsine küsimus on see, et ega meil valitsus ei juhi riiki praegu. Ega Kristen Michal ei juhi riiki. Kristen Michal istub seal Stenbocki majas nende armust, kes selle valitsuse on pukki upitanud ja kes seda riiki tegelikult juhivad. Ja need, kes seda riiki tegelikult juhivad, ei taha, et nende üle kehtestatakse tsiviilkontroll. Ja Michali erakonnakaaslane Kalle Laanet on praegu omal nahal tunda saamas, mis tähendab seda, kui üritatakse mõnele asutusele, mille ametnikud peavad ennast karistamatuks ja riiki juhtivateks, kontrolli kehtestada. Ja selles on meil põhiprobleem. Ebakompetentsus, korrumpeeritus ja tegelike peremeeste armust riigi ametipostidel, poliitilistel ametipostidel istuvad inimesed. Ja ei maksa tulla siia isatsema ja õpetama meid, mida me peaksime tegema, kuidas me peaksime tegema. Ei ole selle kategooria isa. No lihtsalt ei ole. Aitäh!